enda lennu lõpuaktusega. Tänan, et olete välja lülitanud telefoni. Pildistamine aktuse ajal on rangelt teretulnud. Palun püsti tõusta lippude sissetoomiseks ja lõpetajate sisenemiseks. Armsad lõpetajad. Ma olen teid tundnud küll natukene üle poole aasta, aga me vist oleme omavahel päris hästi läbi saanud. Sellepärast ja ka sellepärast, et ma õpetasin teile ühiskonnaõpetust, tunnen ma kohustust anda teile kaasa väikese retsepti elukooli jätkamiseks. Äkki kulub ära. Ja ma teen seda mitte oma sõnadega, nagu õpetajad ikka, vaid Virve Osila luuletuse läbi. Meis kõigis on midagi tõsist ja ka midagi lõbusat. Igaühel on seesmine mina, mitmekordne või kihiline, varjab muretu naeratus põsil mõnda tiidsat ja tegusat. Aga juhtub, kes sisukas sõnas on tegudest ühine. Südant suletult ei tohiks hoida ega liiasti lahtiselt, et see, mis tähtis ja õige, ei libiseks laokile. Elu elades tuleb leida oma soovil ja tahtmisel oskus jätta hingeuks kõige tarvis parajalt praakile.
Ma soovin teile ilusat elu ja laia ja võimalikult sirget eluteed. Aga nüüd soovis sõna põhikooli direktor Mare Voog. Nagu ikka, et võib ju teisiti minna, mitte halvasti, aga tegelikult me nüüd teeme ühe üleandmise, ehk siis meil on üks küünal 9. klassist. Jesper tuleb küünalt üle andma 8. klassile ja 8. klassist võtab Kennet selle küünla üle. Nüüd ma siis annan 9. klassi trooni üle neile. No, tegi oma viimast aastat siin. Aga nüüd saab küll Mare tulla oma sõnavõttu pidama. Ja nii vahvan, kui vahepeal läksime segadus kooliga kaasast. Austatud lapsevanemad, õpetajad, kallid külalised ja eriti kallid lõpetajad. Täna oleme siin meie väikese armsa kooli väikeses saalis, et tähistada midagi suurt ja erilist. Tähistada meie kallite õpilaste põhikooli lõpetamist. Täna on just see päev, mil saadetakse teele üks tähtis etapp, põhikooli lõpetamine. Kõik pingutused ja töö ja vaev on vilja kandnud, nad istuvad täna siin teile ees, meie ees ja me saame kõik üheskoos uhkust ja rõõmu tunda. Armas lõpetaja, midagi ei ole teha, ma alustan selle lausega, mis on mind saatnud pea terve sellelt aasta. Väike vähmik, anna asu, et ma suureks seal ei kasuks. Iga kord, kui teiega tegemist oli, eriti poistega, tuli see mulle meelde. Need sõnad on lausunud maailmakuulus Pipi Pikksukk nendele lastele, kes kuidagi ei tahtnud suureks kasvada. Poisid teavad täpselt, millest ma räägin. Ja see, et sa ei taha suureks kasvada, on tegelikult nii väga tore. Aga täna istud sa siin laval, asjalik, pidulik, kaunis, kaunim kui kunagi varem. Ja natuke ärevil oled sa ka ja see on okei, sellepärast täna saab läbi see käidud teekond. Ja täna tuli päike välja ja paistab just teie jaoks ja teie auks. Vaadake, missugused olid varasemad ilmad. Sa oled teinud tööd, näinud vaeva ja sa oled valmis. Sa ei ole täiuslik, aga sa oled valmis. Sa oled valmis edasi uurima, õppima, kogema, kukkuma, püsti tõusma ja uuesti edasi minema. Ja pea meeles, et tänane lõpetamine on nagu suur seiklus, see ei ole lõpp, see on millegi suure algus. Ja sina võtasid kaasa kõik need vinkad, kõik need õppetunnid, need sõprussuhted. Maailm ootab sind, tootab sinu pakatavat energiat. Mine ja lenda ja meie oleme mõtetes sinuga. Südamest õnne ja kindlat sammu edasi. Armsad lapsevanemad, see päev on ka teie suur päev. Tänasega lõpeb ka teie pikk koolitee, mis algas siis, kui te esimest korda nendele põnnidele ranitsa selga aitasite ja üheskoos üle koolile astusite. Teie olete just olnud need, kes on olnud toetajateks kogu selle teekonna vältel. Te olete olnud need koduõpetajad, kes koos koolitööd tegid. Te olete olnud võlurid, kes ei tea kust homseks vajalikud asjad välja võlusite. Kurbuse pisaraid pühkisite ja õnnestumise korral rõõmu aitasite suurendada. Ja just teie uskusite oma lastesse, kui nemad veel ei osanud või vahepeal enam ei osanud. Ja vaadake neid nüüd, suured, uhked, iseseisvad. Ja just need imed
on teie suure töö kivi. Aitäh, et te olete olnud kõrval toetamas, olete olnud ees sikutamas, olete olnud tagant tõukamas. Aitäh teile selle eest. Ja meie suurepärased õpetajad. Täna saame tõesti panna punkti sellele teekonnale ja saata teile need imelised noored. See on olnud teekond täis rõõme, väljakutseid, kordaminekuid. See oli teekond, kus sa vahepeal peatusid, sisse-välja hingasid ja siis jälle edasi läksid. Suur tänu selle eest, et olete just sellised, nagu te olete. Teist igaüks on olnud oma väärtusliku panuse nende noorte edasisele teekonnale. Iga läbiviidud tund, iga vestlus, iga märkamine võib olla kellegi jaoks oluline pöördepunkt. Ja te olete seda korduvalt teinud. Te olete olemas olnud. Suur aitäh teile. Elu on täis imelisi hetki ja täna on üks nendest hetkedest. Ja ma soovin südamest õnne kõikidele osalejatele. Kas juba tahaks tunnistusi saada? Ma arvan küll, et nüüd on see aeg käes. Direktori käskirja loeb ette õppejuht Krista Saadoja ja tunnistused annab kätte direktor Mare Loogt ja lille annavad 8. klassi tüdrukud. No nii, mul on siis see austav ülesanne. Kõigepealt siis tahan teile öelda, et Aabilsaga alustasite ja tunnistusega tunnustame ja loen ette direktori käskirja 13. juunil 2025. aastal. Võttes aluseks Oru põhikooli õppenõukogu otsuse luban välja anda põhikooli lõputunnistused ning ühtlasi arvan Oru põhikooli õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased. Niisiis. William Karpmill, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses, antud tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Palume lapsevanemad siia ette tänukirja. Soovite pilti ka teha? Teil on võimalus. Jesper Jürgens. Tänukiri lapsevanematele. Susanna Kalda, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, ühiskonnaõpetuses ning loodusainetes. Tänukiri lapsevanematele.
Anita Kruusmaa, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, ühiskonnaõpetuses ning kunstiõpetuses. Aurora Johanna Kurrikov, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga inglise keeles, eesti keeles ja kirjanduses ning matemaatikas. Tänu kõigi lapsevanematele. Mihhail Leedet, tunnustatud kiituskirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Tänu kõigi lapsevanematele. Eliise Massur, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Tänu kõigi lapsevanematele. Aron Müülberg, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänu kõigi lapsevanematele. Emal-isal pole mõtet kaugele minna. Järgmine on Ramon Müülberg, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja tänukirjaga Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Lihanna Parik, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga inglise keeles. Tänukiri lapsevanematele. Helena Pedaste,
tunnustatud ainealase kiituskirjaga kunstiõpetuses. Tänukiri lapsevanematele. Markus Pääsuke. Tänukiri tubli lapse kasvatamise eest lapsevanematele. Aneta Sitšik. Tänukiri lapsevanematele. Tuuli Sõig, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga eesti keeles ja kirjanduses ning inglise keeles. Tänukiri lapsevanematele. Christopher Vaks, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ja lisaks tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Maarika Mae, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest klassijuhataja töös aastatel 2022–2025. Ja tänu klassi poolt. Nii, et sellel, mis ma praegu ette lugesin, on ka täiesti õiguslik alus. Ma ei hakka teile ette lugema neid paragrahve, aga käskiri on teatavaks tegemise ajast jõustunud. Vaidlustada on seda ka võimalik, aga loodame, et seda ei juhtu. Ja käskirja on allkirjastanud direktor Mare Vogt. Kose vallavalitsuse poolt on lõpetajaid tulnud tervitama vallavanem Raul Siem. Palun.
Head lõpetajad, austatud õpetajad, lapsevanemad, külalised. Alustaks millegi positiivsega, täna on reede ja 13. Üldiselt ma ei ole ebausklik, aga paljud on. Ärge muretsege. Reede 13 on hea päev. See on hea päev just sellepärast, et see teatud ulatuses ja tingimustes tähistab siiski millegi uue algust, uue elu algust, uue sünni algust. Tänane päev on tegelikult ju eriline päev. Et 9 aastat olete siin koolipingis käinud, koolitöid teinud. Ja see on väärt tegelikult ju tähistamist. Ja see näitab seda, et see on üks väike etapp. Aga see on piisav, et nimetada seda etappi vundamendiks. Kui koolijuht ennem ütles, et teie koolitee on olulises osas lõppenud, pidades silmas ka muidugi lapsevanemaid, siis ma pean kurvastuseks ütlema, et tegelikult alles algab. Nii et midagi lihtsalt ei ole. Igaüks on jätnud teist siia majja oma jälje. Oma naerud, omad õnnestumised, omad kurvastused. Aga see maja ongi selline. See ongi maja, mis on teie nägu ja kõikide nende lendude nägu ja kõikide selle 40 lennu nägu, kes on siin erinevates asutustes olnud. See loob oma energeetika ja teie olete selle energeetika osa. Teie vanemad, teie pered on teid toetanud, on teid aidanud. Õpetajad on teid aidanud, sõbrad on teid aidanud. Ja see aitamine jätkub. Leidke ainult endasse, et te lasete ennast vajadusel ka aidata. Te olete kasvanud selles majas. Teie vanemad on näinud teie kasvamist. Kõik, terve kooli personal on näinud teie kasvamist. Kooli ja õppetöö kontekstis on loomulikult näinud teie kasvamist kõige lähem teie klassijuht. Siinkohal ma hea meelega annaksin ühe tagasihoidliku alaskäoginga ka klassijuhatajale. Aga see ei ole veel kõik. Winston Churchill on öelnud, et edukuse saladus on minna edasi ka siis, kui olukord tundub lootusetu. Usutavasti olete teie siin 9 aasta jooksul õppinud sellised olukordi ära tundma ja sellistest olukordadest üle. Te olete õppinud aru saama, et pingutus toob tulemusi. Et see tasub ennast ära. Selge on see, et elus ei tule ju kõik kergelt, kuid need raskused, mis teil on olnud,
ja mis teil ka elus ette tulevad, need raskused, ongi need õpetajad. Võtke seda vastu tänulikkusega ja mitte kurvastusega. Nagu öeldakse, lennuk ei tõuse õhku mitte pärituule mõjul, vaid vastutuule mõjul. Ja siis need tiivad hakkavad kandma. Ja nii on ka teiega. Nähke vaeva, trotsige pärituult ja tõuske kõrgele. Heitke pilk tagasi oma kooliaega ja pärast homme juba pilk edasi. Nagu ütles Ellen Liit, minge edasi. Tee ei teki enne, kui astute sellele esimese sammu. Ärge kartke eksida. Kartke seda, kui te jääte seisma kuhugi. Te leidke üles oma teed ja kui on vaja sellel teel südame häälest tulenevalt kõrval astuda, siis astuge. Järgnevalt on teie elu teejuht ju teie süda. Kallid lõpetajad, olge uudishimulikud, olge ausad, olge hoolivad. Ärge kartke seda, see ei ole nõrkus, vaid tugev. Mina soovin vallavanemana ja vallavalitsuse nimel teile selle tähtsa sammu eest suur tänu. Teie ees on teile maailm lahti. Ja see maailm ootab teid. Kuulake oma vanemaid. Teie vanemad on ainult siin maailmas peaasjalikult need, kes soovivad teile südamest kõige paremat ja soovivad teile edu. Ja mitte ainult sellepärast, et teie olete need, kes otsustavad, millises vanadekodus nad lõpetavad, vaid sellepärast nad teid jäägitult armastavad. Aitäh ja ilusat teile! See ei ole veel kõik. Meil on üks tagasihoidlik kaaskäeving veel. Kool see on ilma juhita. Muide, kui juhti ei oleks, ma kujutan ette, et kõik jooksetaksid siin Oru keskuses ringi. Oleks mingit korda. Oleks täielik kaootiline liikumine. Aga õnneks Oru põhikool on juht ja seda on tunda. Ja tänu sellele võib-olla ka on meil 16 lõpetajat, terve saali täis rahulolevaid nägusid, nii hea energiaga koolimaja ja niidetud muru. Aitäh, Mare! Aitäh! Aga nüüd on kõik ette. Lapsevanemate poolt on sõna palunud Rein Maks. Palun siin. Suur tänu.
silmadel näinud, kuidas Mare käib ja niidab meil kooli ees, aga muidu on tõesti niidab. See on suurepärane. Head õpetajad. Käib rohkem mikrofoni. Kuuleb hästi. Suurepärane. Head õpetajad, lugupeetud direktor, lugupeetud klassijuhataja, õpetajad, koolitöötajad, kõik kohalviibijad. Seisan täna teie ees sellel erilisel päeval, kus 9 aastat on seda maja külastatud, siit samast kõrvalt lasteaiast tuldud ja meie lapsevanemate ja kooli koostöö tulemusena päris kullarik tulemus siia suurele küünele toodud. Kallid üheksandikud, te olete jõudnud päris olulise väikstapostini, mille mastaapsusest te tõenäoliselt täna veel aru ei saa. Küll kohale jõuab. Kallid lõpetajad, meie arvsed lapsed. Mäletame väga hästi, kui meil siin esimene koolipäev oli, kus värsked üheksandikud tõid teid pisikeste mutilastena käekõrval kooli. Tegite siin enda arglikke esimesi samme. Nüüd 9 aastat on läinud äärmiselt kiiresti, kui silmapilk. Vähemalt meile lapsevanematele see niimoodi tundub. Olete siin majas käinud läbi rõõmu, murede, võitude ja õppetundide. Jätke nüüd endale meelde. Te olete kasvanud mitte ainult pikemaks, kes rohkem, kes vähem, aga ka targemaks, küpsemaks ja kindlasti olete saanud siit juurde oluliselt enesekindlust, mis tähendab, et olete ka valmis võtma vastu uusi väljakutseid. See väike kool ei ole lihtsalt hoone, lihtsalt hiljuti renoveeritud koht õppimiseks, vaid see on olnud teie teine kodu. Läbi kevadete, läbi talvete, läbi suve. Te olete siin loonud palju sõprussuhteid, mis loodetavasti kestavad ka pärast 9. klassi lõppu. Me teame, kui kokkuhoidvad te olete olnud klassiti juhatajast alates kuni viimase õpilaseni. Hoidke seda väärtust, jätkake teineteisest hoolimist. See on haruldane ja hindamatu rikkus. Teie ees on nüüd avatud uksed täiesti uude peatükki. Ükskõik missuguse teedega valite. Pidage meeles meie head õpetajate antud tarkusi, õpetussõnu ja meie vanemate armastust. Olge julged unistuste püüdmisel, teadke, et miski ei ole võimatu. Uskuge endasse, ärge kartke vigu teha. Vead on osa õppeprotsessist ja ma usun, et klassijuhataja koos kooli personaliga on seda ka teile õpetanud. Kandke teiega kaasas ausust, töökust ja empaatiat ja ärge unustage oma juuri. Oma kodukooli, oma kodukoonda, mis kõige tähtsam. Nautige igat hetke, olgu see siis raske või keeruline. Lugupeetud õpetajad, koolitöötajad. Sõnadesse on keeruline seda tänutunnet panna. Seda sügavat lugupidamist, mida siin viimase 9 aasta jooksul meie lastega on saavutatud. Olete need, kes on oma südame, oma aja ja hinge panustanud meie laste haridusse ja kasvatamisse. Teie kannatlikkus ja pühendumus, erakordne oskus näha igas meie lapses potentsiaali on äärmiselt imetlusväärne. Meie kool on tuntud hoolivuse, sooja õhkkonna ja turvalisuse poolest. Ja see on just tänu teile. Ma usun, et teie pingutus tänaseni ja ka edaspidi neid väärtused edasi kannavad. Aitäh teile, et olete andnud endast alati parima
ja tihti rohkemgi veel. See pingutus on olnud hindamatu. Te olete aidanud meil, lastevanematel, vormida nendest noortest lastest just need inimesed, kes nad täna on. Noored peaaegu täiskasvanud, kas me tunnistame endale seda või mitte, kes siin täna istuvad. Kallid lapsevanemad, see on täna meie ühine pidupäev. Koolipere, lõpetajad, meie lapsevanematena. Me oleme alati koos seda 9 aastat siin sammunud, toetanud enda lapsi nii heas kui halvas. Meie koostöö kooliga on olnud kindlasti nii lastele kui ka koolile hindamatu väärtus ja see on aidanud meid alati üheskoos edasi liikuda. Olgu uhked oma laste üle, nad on ainulaadsed ja täiesti hindamatud. Head õpetajad, täna te küll sulgete ühe ukse, aga avaneb neid veel kuigi. Läheme keskkooli, läheme ülikooli, läheme tööle, nii edasi. Hoidke sellest protsessis palun meeles, et teie kodud ja meie kui lastevanemate südamed on alati teile avatud. Ning oleme siin alati, et teid ka edaspidi toetada. Palju õnne teile, meie tublid lõpetajad! Lapsevanemate ja lõpetajate poolt on meil ka koolile väike kingitus. Aeg on väärtuslik ja ei saa seda kuskilt juurde ka kõige parema raha eest. Ma arvan, et see on hea sümbol iseloomustamaks, et siin veedetud aeg on hästi veedetud ja 25. aasta lend tänab teid südamest. Aitäh! Nii suur tänu teile! Ma arvan, et õpetaja Marika on nüüd juba ennast nii üles kütnud, et rohkem ei lase teda siin praadida ja kutsume ta kõnepulti. 9. klassi klassijuhataja, õpetaja Marika! Ei ole vaja. Ja siis, kui ma olin ühes linnas oma perega, siis tuli minu vanem tütar, siuke pisike rääbakas kassipoeg oli süle mul 7. lend. Ja just 3 aastat tagasi, kui eelmine lend lõpetas, siis olin mina oma peas deklareerinud, et ei, ma nüüd puhkan, enam klassi ei võta. Aga siis tuli üks eelmistest direktorites ja küsis, sa võtaksid selle kassipoja. Müüdud, võtsin ja ei kahetse. Olete olnud minu elus ka väga oluline osa. Esiteks, et 15 õpilasest 11 lõpetab suurepäraste tulemustega ja need teised lõpetasid ka ju väga hästi. Nii et see on midagi enneolematut ja väga-väga näitab teie väga-väga suurt panust õppimisse. Ja mitte vähem ei saa või mitte vähem ei ole ka teie panus spordi tegemisse. Lisaks sellega, kes joonistab, kes loeb, kes tegeleb hobustega, mida iganes, siin on sama erinevaid inimesi, isiksusi, kui need aiast korjatud lilled. Et igaüks natuke ise moodi, aga kokku sobivad ülihästi. Kui ma nüüd veel mõtlesin, mis ma siia siis nüüd kirjutasin, ma kõike seda ei loe teile ette, sest juba on siin vundamendist olnud juttu ja mis ma seda enam kordan, te juba seda kõike teate, aga see klass ei jäänud märkamatuks. See klass oli selline, et ta igal juhul paissid välja. Ja muidugi, kui te küsite, et ega siis nüüd kõik nii ilus ka ei ole, eestlastel on ju selline ütlemine, et kes vana asja meelde tuletab, sellel silm peast välja. Aga on olnud neid raskeid päevi ka, tunnistan ausalt. Ja ühel korral läks asi hästi käest ära.
mina olin ka hirmus vihane, võib-olla isegi kurb, natuke isegi panin paar pisarat, mis seal salata. Ja siis see asi lahenes nii armsalt, et mul on üks paberitükk. Vaat see nii pisikene. Siis kui tüli oli lahendatud, siis oli mul laua peal üks paber. Ma loen teile selle natuke hakkab hääle oli seal. Me tõesti palume vabandust ja oma käitumise eest. Ja me kõik proovime paraneda. Te olete paranenud ausõna. Et need on sellised emotsionaalsed hetked, aga teiega on olnud väga tore. Kui me sõidame välja, me oleme sõitnud siin ööbimistega, klassiväljasõidud, ekskursioonid, teatrid, kino, siis mürgeldamist on küll olnud, aga mitte midagi halba. Ja see on just see, mis teeb klassijuhatajale rõõmu, et te olete olnud just sellised, nagu te olete. Nii et ma väga tänan, meie koostöö 3 aastat on olnud väga südantliigutav ja et mitte siia nüüd liiga pikalt ka heietama jääda, võtaks siis kokku niimoodi, et ma soovin teile kõige paremat. Lisaks sellele tänan lapsevanemaid. Eile oli mul selline au, et ma pidin käima töötervishoiuarsti juures. Võeti verd ja vaadati silmad ja kuulati, kas veel vanainimene kuuleb. Ja siis küsiti, et koolitöö on väga stressirikas, et kuidas teil lapsevanematega on vedanud. Ja mina ütlesin, et minul on vedanud. Minul on selline pakett, et inglise keele õpetaja moodi, et kui sa õhtul teed stuudiumi lahti, et no news is good news. Et mina väga tänan, te olete olnud väga toetavad ja need eksamid, need kooli lõpetamised, mõni lõi natuke varba ära ka, mis seal salata, aga niimoodi me kasvame. Aitäh õpetajad, aitäh koolitöötajad, aitäh teile kõigile ja ilusat lendu. Aitäh! Aga nüüd tulevad vastama Elise ja Jesper. Armsad õpetajad, kallid klassikaaslased, lapsevanemad ja külalised. Täna on päev, mille peame hüvasti jätma ühe olulise peatükiga meie elus, põhikooliga. Need 9 aastat on olnud täis õppimist, vahel nalja, naeru ja trikitamist ning mõnikord murelikke väljakutseid õppeülesannete täitmise. Täname südamest oma õpetajaid, et olete meie kasvamise ja arenemise teekonnal olnud mõistvad ja kannatlikud. Et olete olnud meie tarkuse jagamisel juhendajaks, toeks ja inspiratsiooniks. Täname oma vanemaid ja lähedasi, kes on olnud meie kõrval igal sammul, nii siis, kui oleme koju tulnud heade tulemustega, kui ka siis, kui koolitööd alati pole mõnel hetkel edenenud. Täname teie hoole ja armastuse eest. Täname teid klassikaaslased ja koolikaaslased, teie koos veedetud ajad, ühised väljasõidud, klassiõhtud, kooliüritused. Need ühised parimad hetked on salvestatud meie püsimällu. Naljaga pooleks peame tänu avaldama ka AI-le, kes on olnud meile samuti usin abimees mõne keerulise tunnikontrolli selgitusel või koduse ülesande lahendamisel. Täna siin lõpuaktusel oleme valmis järgmiseks väljakutseks, seisame silmitsi uute sihtidega ja astume nende poole teadmisega, et meil on tugev alus ja soov mõnestunud Oru põhikoolis veedetud ajast. Aitäh teile kõigile meie imelise teekonna eest. Järgnevalt on 9. klassil ettevalmistatud muusikaline etteaste. Palun!
soovivad üheksandikud tänada õpetajaid ja koolitöötajaid ja kui mõni koolitöötaja on seal tagapool, siis palun käega märku anda, et kõigini jõuda. Õpetajaid on tulnud tervitama õpetaja Rutt. Soovid midagi üle anda, aga ta rääkida ei taha. See rääkimine lõpeks kurvaks. Ta tahab, aga ta ei. Ta tänaks. Ei saa. Teeme niimoodi igaks võtab. Siin on meie ühised mälestused.
Teiste käest saab vaadata, siin on algklasside pildid, sellepärast osad ei saa lihtsalt. Aga nüüd ma küsin, et kas keegi niisugune proovet oleks saanud mõlemaga? Aga Sire? Suudad Sire teha? Ütles direktor Mare, et õpetajatele on tulnud üks läkitus, mida ta tahab ette lugeda. Ja olen saadik, praegu unustage ära, et ma olen direktor, praegu mina olen õpetaja Moonika ja Hille saadik. Teie kärjekese õpetaja. Ja nad kirjutavad, armsad lõpetajad, inimene on õnnelik, kui tal on oma tee, mida mööda ta kõnnib, kui tal on oma täht, mille poole ta püüdleb, kui tal on oma unistused, mille täitumiseks ta elab. Ja nad soovivad teile tuld tiibadesse. Ja küllap nad tunnevad teid nii hästi, et nad on teile kaasa pannud ka ühe kommipakikese, mis iganes sellele järgi nüüd tuleb. Saalist on palunud sõna õpetaja Mihkel Rebar. Head õpetajad, kolleegid, vanemad. Avasime kevadel veidi põhjalikumalt Tammsaare töö ja õiguse värki. Minul oli nimelt au olla nende eesti keele kirjandusõpetaja sellel ühel aastal. Ja seal on üks mõttekäik, mida ma nagu korrutasin vist aasta jooksul 3 korda. Aga kordamine on tarkuse ema. Ja see kõlab nii. Mida tahab inimene? Kusagile jõuda. Alguses seisab mäe otsas ja näeb, kuhu ta minema hakkab. Ja hakkabki minema. Ta sammub mööda teed, ta läheb läbi metsa, läbi soo ja korraga peatub. Ja saab aru, et siht silme eest on kadunud. Mida teeb inimene, kes on eksinud ja enam edasi minna ei mõista? Ta läheb algusesse tagasi. Sinna, kus ta tulema hakkas, sest seal on vastus sellele, et mida ta üldse tahab ja kuhu ta üldse läheb. Head õpetajad, teie olete praegu mäe otsas.
võib-olla see ei ole kõige kõrgem mägi, aga näeb päris palju. Ja siht on silme ees ja te hakategi minema. Ja neid mägesid tuleb veel. Aga tuleb ka see hetk, et mäeosast alla minnes võib lõsa üle pea kasvada ja äkki te ei saa aru, et mida te siin teete ja kuhu te siis nagu minema hakkasite. Vot siis tulebki see tarkusmängu, tuleb minna algusesse tagasi. Ja üks algus on siin. Hariduse ja eriti põhikooli eesmärk on anda lõpetajale, noorele inimesele nii tiivad kui juured. See tundub absurdne, et nii tiivad kui juured. Tiivad on need, te lähete edasi, aga juured on siin Orul, selles koolis. Ja kui eksite ära, siis püüdke tagasi tulla vähemalt mõttes, et kuhu ma siis läksin, mida ma siis tahtsin, kui ma minema hakkasin. Ja siis läheb kõik jälle hästi. Soovin teile edu nende uute küngaste ületamisel. Aitäh teile! Kas on veel sõnasoovijaid? Kui ei ole, siis väike teadete voor, et lõpetajate õnnitlemine toimub õues, kuna ilm on meie poolt jätkuvalt. Ja pärast seda tuleb siis pildistamine, aga õues, jah, pildistamine toimub ka õues. Tahtsin öelda veel seda, et kui keegi tahab lippude taustal teha pilti, siis lipud jäävad saali. Aga nüüd me lõpetame oma aktuse sellega, et kõigepealt väljuvad meie lõpetajad ja me seisame püsti.